Head sõbrad, Mehed hakkame elama podcast on võtnud koha sisse. Mina olen saatejuht Kaider Kahar ja mul on täna väga hea meel öelda tere tulemast saatesse Mart Kuusk. Ma tahaksin natuke tutvustada ka. Meid seob, me tegelikult saime tuttavaks, me oleme kokku jooksnud Rahvusringhäälingu koridorides aasta, ma ei tea, 10+ aastat tagasi, aga meid liitis Kaitseliit, ehk siis meie tutvus on mina ütleksin su kohta tere tulemast kaitseliitlane ja maailmarändur. Ja selles mõttes võtan vastu ja nii tõesti oli, nii et me oleme ja minu jaoks oled sa ka ikkagi kaasvõitleja, nii et see on au ja rõõm olnud. Ja tere tulemast siis nüüd meeste tervise koalitsiooni. Ma kuidagi mõtestan, et need, keda ma siia meelitan, siis ma kuidagi proovin nagu sellist, ma ei tea, mingi üks vibe on, et tekitame selle nagu positiivset massi selle, et räägime nendest meeste asjadest ja seda me siin saates teeme. Sina oled kasvanud kus kandis? Räägi, millisest keskkonnast sa tuled? Okei. No ühtlasi ka, et rõõm. Minu arust on see oluline teema, et meheks olemine ja selle üks nagu ikkagi möödapääsmatult tahkudest tervise küsimused või üleüldse inimeseks olemine juhtumisi, eks ju, meie jaoks see on see looduslik ahistus näeb ette, et me peame toimetama selles XY kromosoomi ruumis. Aga mina ise tulen ja sündisin Viljandis juba nüüdseks pea 56 aastat tagasi. Potsatasin oma vanaema kätele, kes oli seal ämaemand, legendaarne. Ja siis muu elu on mul ikkagi olnud seotud Tallinnaga, Tallinna mu kodulinn ja Alma Mater siis Tartus. Et see on minu teekond. Sa sündisid Viljandis ja lahkusid sealt ruttu? No põhimõtteliselt jah, potsatasin välja, ilmusin maailma Viljandis, aga kuna ikkagi pere ja vanemad nagu elukeskkond oli Tallinn, siis Tallinnas ma kasvasin üles. Sa kasvasid koos vennaga. Kui palju see vennaga koos kasvamine mõjutab? Mina kasvasin koos õega. Mul on siuke venna, ma olen alati mõelnud, oleks mul olnud vend, kui oleks vend, küll siis oleks elu lahe. Kuidas siis on, kui sul on vend, üks teine mees kasvab sinuga samal ajal, mingil hetkel see vanus 3 ja peale aastat tundub nagu ilgelt suur, aga ühel hetkel see ühtlustub. Ma kujutan, et täna nagu sekund oleks see. Ja täpselt, ja see on väga põnev iseenesest selline, kui mõelda tagasi ja mõtiskleda selle vendluse ja selle kogemuse üle, siis see on põnev. Siin on ühtepidi erinevad faasid, eks selge, kui sa oled 10-aastane, su vend on 6,5-aastane, siis on erinevad mängud, erinevad sõbrad ja see on ju väga tüütu selle väikese venna, niisugune kaasa kippumine kõikide sinu seiklustega. Ma mäletan seda ikka päris palju sellist ära lükkamist või tagasi lükkamist, sest lihtsalt ei mahu punti või seda ukakat mängima, oled sa liiga noor, eks ju. Aga mul on olnud see luksus ja õnn ja ma olen ka öelnud seda välja, et tegelikult üks on vendlus või nagu on sul õed, vennad vahet üle, aga kõige suurem väärtus tekib sellest ikkagi, ja see on alati paksem kui vesi, eks ju, aga see suur väärtus on see, et kui sa saad ka rääkida oma vennast kui oma sõbrast ja mul on see ühisteekond vennaga, mis vast ütleme ülikoolist ja kui me olime ikka juba see vanuse vahe oli välja nagu jooksnud, aga nagu tegelikult ka sündinud. See ühised meie sõbrad, seiklused, ettevõtmised on nagu rohkem kui lihtsalt vendlus. Ja nii on. Aga teda isegi tuntakse rohkem nagu vennana ennekõike. Siin ma pean ka siis nagu ütlema... Sina oled siis venna-vend. No nii ta välja kukkus ja kummalisel kombel on mul olnud siis... ma ei tea, see on natuke veider isegi, aga kõik need nimed on minu poolt nagu antud ka vennale, et ühtlasi ka tema kodaniku nimi Priit oli tegelikult ilmus minu suu kaudu meie peresfääri, sest mul oli endal lasteaias kõige parem ja suurem sõber oli Priit ja siis kui sündis minu vend, siis ma millegipärast automaatselt määratasin teda ka kohe Priiduna. Jäi külge ja ka tegelikult see hüüdnimena vend, sellel on ka oma väga selge lugu, kus me koos alustasime 91. aastal Tartus siis oma akadeemilist teekonda, mina ajaloo ja filosoofia osakonnas, vend minu teada soome-ugri keeled, aga selles tutvumise ringis, mis ma oma kursakaaslastega tegin ühiselamus. Ma osundasin vennale ja ütlesin, et mul on see rõõm ja au olla tema vend ja sellest kuidagi see nimi nii-öelda meie seltskonnas jäi ja nii ta läks. Kõik terve Eesti teab, et on olemas üks vend. Kui sa
mulle oled sa kuidagi teadvusesse imbunud läbi selle, et üks asi on see, et sa oled olnud paganama heas vormis pikk ja teine teema on see ikkagi, kus ma sain aru, et mehed võivad teha koos ägedaid asju, on kogu see seiklemise värk. Ütle, kus see juurikas pärit on? Miks on vaja seada selliseid eesmärke? No kas just selliseid? Ma ei oska isegi selles mõttes öelda, et kas on vaja. No võib-olla minu elu on lihtsalt, ja ma ise näen seda küll väga suure nagu õnnestumisena, et ühest küljest üks minu väga hea sõber on visanud õhku sellise hea huumori, et kui meil midagi viltu läheb või nässu läheb, et siis on alati, ma ütlen ka, et minu vanama juba ütles, et Mart on tubli poiss, aga sõbrad on tal nagu nad on. Ja mina olen väga tänulik oma sõpruskonna üle ja ühtlasi sealt ka on see idee sai alguse tõesti ma mäletan väga, see oli 2002 aastal ja sellest on juba mõnevõrra möödas, aga see sama 30-ndate meeste 30-ndas eluaastates meeste unistus sellest, et mis nüüd saab, et kas see nii-öelda ja see oli juba siis sõpruskond, see 5-6 sõpra, kui me nagu õlleklaasi taga resümeerisime, et kas nüüd ongi suured seiklused läbi, et ees ootab selline korralik kodaniku elu, lapsed, pere, töö ja kogu lugu. Ja siis me hakkasime natuke nagu põtkima või mõtlesime, et teeks viimase meeleheitliku katse kuidagi mingit sellesse oma eluraamatusse midagi põnevat veel sättida. Ja siis tuli see Hannese idee, ütlen kohe, meil on alati, need ideed tulevad kuidagi Hannese peast, et kuule, davai, võtame, et no ma ei tea, võtame need rattad ja sõidame üle Himaalaja mäe ahelikku, eks, mis on juba iseenesest nii pööraselt kõlab, eks, et see kohe meid nagu innustas, ja see oligi nagu iseenesest plaan. Ühekordne seiklused, mis seal ikka, et mobiliseerime kõik oma ressursid ja see oli tõesti, me võtsime 4 kuuks ennast lahti, eks ju, aga et lähme ja teeme selle teoks ja tõepoolest siis saimegi hakkama sellega, et me tinglikult ületasime ratastega Himaalaja mäeahelikku. Meil oli see oluline ja ühtlasi, kuna me hakkasime rääkima seda lugu läbi ERR-i, siis nagu see, mis läheb pöörl või nagu tiirlema, et seda on raske peatada, et nii see luvepall on arenenud ja see on väga suur luksus ja olnud nüüd praegu peaaegu juba vast 2/3 maakerast rattaga on ühiselt sõpradega, sellel on tiir peale tehtud, see kogemus, võimalus osaleda, näha maailma, ise näha selles aegruumis enda muutumist, see on üliäge teekond. Ja ma ütleks küll, et vahet ei ole, kas see on eesmärgiks on sõita elus korra ümber maakera, mis on suur luksus tegelikult, või siis midagi väiksemas mastaabis, aga mingi püüdlus või unistus peaks olema, nii nagu Hannes ka ütles, et ega me jäämegi vanaks siis, kui meie unistused asenduvad mälestustega. Nii et me endiselt natuke protestime selle suhtes, et meil oleks kuhjas hunnikus ainult mälestusi, et me ikkagi liigume unistuste poole. Sinna sisse suumimisi ma tahaks kohe hakata tegema, aga hüppame korra veel sinna 30 tuleb ette. Kui sa mõtled oma selle ülikooli aja peale, see oli 90. algus Raju möll, kuidas sealt nagu läbi tulla nii, et sa tegelikult ennast nagu päriselt ära ei tapa, et sul seal 30-ndaks veel on mingid elulemise tunnused olemas? No ma ei tea, siin ilmselt on ka ikkagi see kaalumise koht. Ma mäletan küll, et kui ma lõpetasin 95. aastal ülikooli, sain siis nii-öelda selle diplomi, siis oli valikuna terendas, et kas jääda tegema ülikooli juurde teadust, minna õpetajaks, hakata jooma ja muutuda Tartu vaimuks, mis oleks väga atraktiivne ka elukorraldus olnud, või siis teha midagi muud. No mina neid kaalusin ja otsustasin liikuda ärisse, erasektorisse, aga need valikud olid kõik oma plusside ja miinustega sel hetkel. Aga kuidas nagu jätta mõned joogid joomata ja mõned suitsud suitsetamata, nii et sul on mingisugune karkass, millel on tõesti veel midagi sees? Jah. No vot, see on nüüd selline küsimus, et kui ma enda peale mõtlen, siis see on ikkagi selline arengulugu, et elatud on ikkagi väga, kus on perioode iseloomustanud slogan sex, drugs and rock and roll ja seda niisuguses adlibitum versioonis, eks ju. Aga ühel hetkel, vähemalt mina ise nagu tundsin, et sa pead valikuid tegema, et see ressurss, mis minu käsutuses või mis meil üldse on, eks ju, see bioloogiline materjal, kus sees me toimetame, hakkab natuke dikteerima või sinu valikuid, et sellise pöörasusega, nagu see oli veel 20-ndates, 30-ndates eluaastates mulle jõukohane nii-öelda läbi elu tuisata, et see on praegu
praeguseks ilmselgelt oleks äärmiselt ebatervislik või ma maksaksin väga kõrgeid terviseriske. Nii et kogu see alkoholi, nikotiini, tubaka, kõik need valikud, eelnevad tarbimised, nautimised, see on päris raske olnud loobumiste kui ka nii-öelda leppimisega sellega, et tegelikult elukvaliteet võib ka olla palju-palju kõrgem näiteks ilma alkoholita. Sa oled pidanud alkoholipaastu või sa pead seda praegu? No tegelikult mina ikkagi juba otsustasin 2018 ja sellel on ka seesama Uhutuuri nii-öelda viljastav mõju, et minnes sellele matkale, siis väljume oma sellisest tavapärasest heaolu tsoonist ja kohati on need füüsilised koormused nii palju nagu ikkagi suured, et sellest ka tuleneb selline kõrgemast, võib-olla keskmisest kõrgem nõudlikkus enda keha ja toimimissuutlikkuse suhtes. Aga 2018 mina enda jaoks avastasin, ma mäletan seda, et ma tööalaselt ei saanud reisi teha, mis oli siis Uruguayst Peruusse poistel, ma tuli poole pealt ja mis kuidagi trotsist hakkasin hästi palju õlut jooma kodus. Et ma teades, et ma nii või teisiti olen enam-vähem heas vormis ja siis küll ma nagu hakkama saan, aga kogu see andidesse sattumine ülekaalulisena oli nii raske, et ma seal, ja ma olen elus endale palju lubadusi andnud, et rohkem ei tee. Aga see 2018 see minu jaoks kuidagi selgeks, et selle koormusega, millega sa nagu harjud ja võtad koju kaasa selle hea tunde, et kui äge on enda kehas toimetada, kui ta on nagu väga heas vormis ja siis tuleb see, ma nimetan igapäevaelu, teerull sõidab sust ikkagi vaikselt üle ja siis nagu kuu aja pärast avastad, kogu see entusiasm ja kõrge motivatsioon püsida treeningulainel on ära kukkunud ja jälle tuleb see õhtul paar õlut, eks ju, ja siis jälle ja siis ma mõtlesin, stop ja kui ma ühel hetkel avastasin, et ma olen kuu aega endale juba andnud lubaduse hommikul, nüüd lähen jooksma, eks ju, ja siis avastad, mis siin ikka, kus siin kiiret joosta ja siis kuidagi, ja siis ma tõesti vaatasin endale nagu näkku ja otsustasin, et kuule, et kui ikka kahe hobusega ratsutada ei saa, eks ju, siis tuleb valikut teha ja minu valik oli see, et jah, nii-öelda alkohol enda siis süsteemist välja jätta, mis on nagu näiteks sotsiaalses plaanis ja ma tean ühte minu väga-väga kallist ja olulist sõpra on ka väga häirinud, sest et mis meil siis järgi jääb, siis meil suur osa sellest meie ühisolemisest on ägedad lood sellest, kuidas me tina panime, eks ju, kui palju nalja oli ja nüüd siis, eks ju, et need on asjad jah, mis on vaja läbi kaaluda ja millega tegeleda. Mis sind selle sõbraga ühildab praegu? No lihtsalt ma ei teagi, vaata, ega me võime ka arutleda ja mõtestada, mis on see sõprus, eks ju, aga me oleme väga palju selle üle plõksinud ja nalja visanud, eks ju, aga vaatamata sellele dramaatilisele valikule minu poolt on kuidagi meie suhe sõprusena säilinud ja natuke teises võib-olla vormis ja võtmes, aga ikkagi sõprus on rohkemat kui ainult koos tina panemine. Aga kui sa nüüd mõtled 2018, sellest on päris palju aega, see on siis 7 aastat või? Et mis see mõju on või mis see efekt on? No kõige esmane efekt, ma mäletan, ja päriselt oli see, et ma olin ka ülekaalus, eks, umbes 15 kilo ja kui ma nagu avastasin, et see, sa pead, kui sa alkoholi tarbid, siis tekib kohutult palju, minul vähemalt, sellist vaba aega. Ja siis sa pead seda kuidagi realiseerima, siis ma avastasingi enda nagu keha, süsteemse tegevuse enda kehaga ja siis ma mäletan tõesti, et see pool aastat mööda on väike piisavalt, aga siis ma ärkasin hommikul voodis, tegin silmad lahti ja mõtlesin, et äkki ma olengi ämblik mees, et ma võin viskuda niimoodi 3-meetrise hüppega teise toa nurka, sest et mu keha kuidagi nii särises sellisest energiast, mida ma endas nagu märkasin, eks ju, sest et kui sa oled niisugune ühtlane, pidev, niisugune sotsiaalne, ma ei tea, alkohoolik või joodikus, nagu juba see resistentsus ja alkoholikogused on suured, nad ei mõju, sa ei tunnegi pohmelle enam ja midagi, aga see mingisugune nagu väsimus on kogu aeg sees, eks ju, ja siis kui sa poole aastaga saad sellest vahest aru, siis see on küll täiesti joovastav tunne. Ja ma ei ole seejuures mingisugune esoteerik ega mingi müstik, eks ju, vaid lihtsalt see enesetunne on alguses ja pärast ka ikkagi, ma ju mäletan neid pohmelle ja seda hinda, mida sa pead maksma, eks ju, ja praegu
nautides pidu ja hommikul selget värsket ärkamist, need on ikka suur luksus. No me räägimegi seda vestlust pärast seda, kui parempoolsed, millega sa seoses kandideerisid, on siis teinud hea tulemused ja oli ilmselt mingi pidu, ma kujutan ette, ja sa näed väga hea välja. Ma pean ütlema, me sinna peole ei jõudnud, sest et nagu jällegi, eks elu on suur, ma tõesti ideoloogilises võtmes näen, et see oleks Eesti kogukonnale kasuks, kui meil oleks ka parlamendis selline parempoolne maailmavaade, mis ja mille tõttu ma ka andsin oma nii-öelda siis selle ma ei tea, mingi võimaliku kuulsuse nii-öelda parempoolsuse hüvanguks. Seda ütles meie võitluskaaslane härra Hostov, kes ütles, et 40 pluss mees, kui ta joob, siis ta muutub kaltsuks. Sa oled teinud endaga inimkatse ja kuidas siis sa kommenteerid kaasvõitleja siis ma ei tea, statementi või seisukohta? No Ants on minu väga hea sõber ka ja meil on palju neid teemasid olnud. Ja ma nõustun, kas nüüd jälle nii, ma tean väga palju säravaid inimesi, kes naudivad alkoholi ja elu kaltsuks muutumata ka peale 50-ndat, nii et see on so-so. Aga ikkagi jah, ja nüüd ma tahan rõhutada, ma ei ole mingi või siis kainuse propagandist ega evangelist, eks ma räägin oma kogemusest ja kui ma nüüd, see on kaalumise küsimus, et neid võite või plusse on lihtsalt tegelikult ikkagi oluliselt rohkem minu jaoks, mitte siis alkoholi tarbides versus vastupidine juhtum, nii et no mul on ka praegu väike paast, mul on 6 aega, ma pole joonud ja üks vahe, millest ma kohe sain aru, et minu uni, et kui ma varasemalt, ütleme ka kuni 30-ndani mingi uneprobleemi ei olnud, et või oli see uni kogu aeg ühtlaselt halb, ma ei saanud aru, aga praegu isegi mingi 2 õlut, 3 õlut juues ma magan kehvasti ja kui ma seda ei tee, mida ma olen siis nüüd 6 aega harrastanud, et mul on uni olnud pigem nagu kogu aeg hea või siis väga hea. Et see on näiteks üks hästi niisugune lihtne vahe, et ei peagi, ega mina ka ei jutlusta, mul lihtsalt sattus niimoodi ja mulle väga meeldib ärgata hommikul puhanuna. Just, aga vaata, me jõuamegi minu arust ühe mulle nagu väga atraktiivse teemani, see on nagu enda nagu teadlikkus enda nagu, ma ei tea, füsioloogilisest toimimisest, kehalisest olemisest, eks ju. Ja mulle tundub, et siin on hästi kehtib ka see printsiip, et mida noorem sa oled, mida rohkem sul on ressurssi, mis tundub piiramatu, sest üldjoontes me tegelikult inimestena ei väärtusta seda, mis meil on tasuta ja kogu aeg kätte saadav. Just, me saame sellest aru siis, kui me oleme sellest ilma jäänud. Kas ilma jäämas või on muutumas, eks ju, ja ma olen võib-olla selles mõttes, me kõik tuleme oma lapsepõlvest ja ma olen ikkagi kujunemisiga 8. eluaastast kuni 20-ndani oli saavutusspordiga seotud ujumisega ja ma võin küll öelda, et ma olen mingis mõttes aretunud väga kõrgete kehaliste koormustega ka töötamise osas ja selle tõttu võib-olla ma ka üle keskmise nagu teadlikkus oma nagu sellisest bioloogilisest toimimisest ja see on mulle oluline. Ma pööran sellele tähelepanu ja ma ka monitoorin või tajun, see ei ole lihtsalt küsimus, et sul on nohu või sa tunned ennast halvasti või sul hammas valutab, et siis märkad kuidagi midagi. Et võib-olla jah, ma nagu tegelen enda puhul nagu võib-olla mõnevõrra martsissistlikult rohkem selle teemaga, et mis puudutab kehaline ja selle kaudu ka vaimne nagu heaolu. Aga Anna, sa oled ise edasi jõudnud või siis vähemalt nagu kaugemal, aga Anna sellised sisseastumise või sellised nagu esmaseid, ma ei tea, soovitusi või mõtteid, mille peale nagu mõelda, et tegelikult me julgustame siin oma saadetes ju ka inimesi nagu, et okei, sa ei ole rahul sellega, mis on, ma ei tea, proovi. Aga mis ma tahakski öelda, et me oleme nagu tulenevalt sellest heaoluruumist, kus me toimetame, kus elu püsimise tagamiseks me kas tegeleme töö peaga või see on selline istuvas laadis, aga see on väga suures vastuolus tegelikult evolutsioonilise arenguga, milleks see keha on üleüldse nii-öelda materialiseerunud. Ja põhimõtteliselt ja lihtsustatud võib öelda, et sa ostad kõige fancyma korra elus saad endal, ma ei tea, Lamborghini, eks ju. Ja siis on sul seal garaažis ja ei liigu ja see on aja küsimus, kuni ta lõpetabki liikumise, eks ju, sest et ka meie keha on, nagu mina näen, põhimõtteliselt lihtsustatud olemas siin teenindamaks funktsioone nagu liikumine ja kopuleerumine, eks ju, selle kaudu.
ja kui me selle ignoreerime, siis me peame olema teadlikud, et see on nagu aja küsimus, kust hakkab nagu tagasilöök, et see funktsionaalsus ei ole realiseeritud, meil hakkab kuskilt halb, valus. Nii on. Ja sellepärast ma tõesti, seda haibitakse palju, et liikuge, võtke kätte, see algab esimesest sammust, eks ju, aga kõik mehed, naised tegelikult, kes tunnevad, et nüüd ma kusagil asun, eks ju, ma kaalun nii palju, kas ma olen endaga rahul või mitte, minu sooritusvõime, neid saab mingist parameetritega hinnata, eks ju, aga kõige lihtsam asi, et võtta kätte, pane kohe ennast proovile, et mitu kätekõverdust sa teed. Ja kui sa teed, ma ei tea, 15 või 10 või mis iganes see number on, aga sa tegelikult tahad näha seda arengut, siis tee 4-5 korda nii palju kordusi, kui sa jõuad ja 2 päeva pärast rohkem ja sa näed seda tegelikult, sinu võimekus on tõusnud ja see on tohutu kaif tegelikult. Minu arust väikesed asjad näha seda, et kuidas ma mingis mõttes muutun paremaks või jõudlus suureneb süsteemse tegevusega. Minu arust on see on igaüks võib järgi proovida ja see on lahe. Aga kas see on ka midagi sellist, et sulle jäi sellest kätekõverdustest väheks, sul oli vaja üle selle mäeaheliku sõita. Et kas see oli mingisugune samasugune asi, et vaadata siis, kus ma selles nagu liikumispunktis nagu olen, kas ma suudan seda teha? Jah, aga see on, kui me lähemegi tagasi, ma mäletan väga selgelt ka see, olles kunagine tippsportlane ja siis 30-aastaselt, ma tean, mina kaotasin kaalu sellel esimesel uhutuuril circa 15 kilo, eks ju. Ja siis, kui sellest alt välja koorub see loom, kes on nagu võimekas, suutlik 5600 meetri kõrgusel hapnikuvaesuses tööd tegema. See oli juba ka lihtsalt selles mõttes kaif, eks. Ja siis nagu ma ütlesin, et sa saavutad neid momente ja siis nad kukud jälle ära, eks ju, sest et see laiskus või iga päeva on niisuguste väljakutsete sisse ära kadumine, mis minu arust meiega juhtub, vähemalt minuga on juhtunud paljudel kordadel, et mul väga tahaks teha. Ja see on see klassika. Entusiasm tervisespordiga on ju jaanuari esimesel 2 nädalal väga kõrge inimestes ja siis see kaob ära ja tõk, siis kuidagi muu elu nii-öelda surub selle välja, eks. Et see, ma arvan, et see väljakutse ongi enda jaoks ja kõigi jaoks ongi nagu otsustada, et see tund aega minu keha, minu päris minu olemine väärib minimaalselt seda, et ma olen teadlikult tund aega panustanud, see on absoluutne miinimum päevas, eks ju. Et see võiks meeles olla, et see tõesti see elu nagu seikluse, milles on hästi palju paska ja aga tohutult rõõmu ja kõike muud, eks, et selles osalemine, minu jaoks on ikkagi, nagu budistid ütlevad, loteriivõit on siia ellu sündimine ja võimalus. Aga me saame ise väga palju teha, et seda nässu keerata või siis vastupidi jälle taastada ja liikuda edasi kuidagi paremas enesetundes. Aga mis sa sellest arvad, et öeldakse, et mul on nagunii kõik nii nässus, et mis siin ikka enam teha, et kas siin ikka mõtet, ma ei tea, muuta midagi? Ma arvan, et kõik on nässus siis, kui see on järgi jäämas, on viimane hingetõmme ja siis on nii-öelda see stepselist juhe väljas, eks ju, siis tulebki resümeerida kõik, aga sinnamaani, kui on veel 2, eks ju, või 3 või natuke rohkem neid hingetõmbeid, midagi saab igal juhul paremaks teha, ma ütlen, et see keha, see on mina ei ole, ma olen veendunud ateist, eks ju, aga see on uskumatult võimekas tehas, mis sõltuvad sellest, milliseid nii-öelda sisendtellimust talle anda või ootust, eks ju, ka resoneerub. Parandab ennast, taastab, muutub paremaks ja sõltumata sellest, kust ta asub. Nii et ütleme, et selles teie grupis, kellega te rattaga armastate sõita kõigi inimeste ees, siis minu veerdumus on see, et see teie kaameramees on kõige paremas vormis. Sest tema peab filmima seda, kuidas teie mäeotsa jõuate, ta peab seal olema enne ka teid kohal, aga see selleks. Et teil on erineva profiiliga ju inimesi, et sa oled näinud oma enda seda muutust või enda ületust, aga ma ei tea, Hannes Daniil, eks ju. No meil on isegi tegelikult esimene juba see uhutuur tõi välja, et meil on olemas ametühing ja siis spordikomitee kujunes välja, et mina ja Hannes olime rohkem sellise spordikomitee, kus nagu seda jõudu ja tahtmist võtta suuremaid väljakutseid ja siis oli ametühing, kas seal Daniil vend ja Kristjan, kes võtame natuke iisimalt, eks ju. Et loomulikult me oleme erinevad inimesed, erinevad vormis, meie jaoks ongi oluline, et me grupina, milles on alati see grupipsühholoogia on juba hästi oluline, et sa võid üksinda jõuda kiirelt ja kaugele, aga grupis liigud sa veel kaugemale, sest et see
nii et meil on vorm erinev, väljakutsed erinevad, eks me üksteist tögame ja toetame selles. Aga selles mõttes, et nagu kõigil on see ressurss, et see ei ole ainult endisel tippsportlasel nagu sina, vaid et tegelikult nagu ka minusugusel, kes ma olen ka võib-olla ikkagi nagu suhteliselt nagu mugav, kuigi ma pean tunnistama, et minu viimane füüsiline ületus, ma arvan, kahte ma mäletan Kaitseliidu õppuselt, kuidas oli vaja haavatud lahingkaaslase tule alt eemale roomamise nagu harjutust teha, see on ma arvan, see on üks kõige füüsiliselt raskem ja teine oli see circa 50 kilomeetrine rännak erinevate raskustega. Mu kott oli 56 kilo. Jah. Eks, ja vaata, sa kogesid midagi, ma arvan, et see emotsionaalselt, kui sa olid läbi teinud, millist uhkus ja rahulolu tunnet sa tegelikult ületades, jõudes või saavutades midagi, mida sa eales kunagi ei olnud saavutanud. Sa isegi ei oska ette kujutada, et see tuleb. Sa isegi ei tea, sa võtad tassid mingid 12 kilo või rohkem kaaluvad tankitõrje vahendit, on ju. Aga ja sa jõuad seda tassida mitte nagu 200 meetrit, vaid sa tassid seda, ma ei tea, 4 tundi. Kaidor, aga vaata, selle taga oli teekond, eks. Vaata, meil oli kõigil oli see 10 korda nagu see tsükliõpe, eks ju, 10 nädalavahetust, eks ju, aga see juba, sul on see teadlikkus ja minu arust ka väga äge, et me nagu jõudsime kokkuvõttes Kaitseliidu nende militaarsete väljakutsete, mis tegelikult on väga kainestavalt, annab sulle tagasi vaata sellest, kes sa oled, mis võimekused ja ühtlasi see sama arengutee. Ja ma väidan seda, et sa ei oleks teinud seda lõpurännakut ära kohe alguses, kui sa alustasid selle teekonnaga, sest see lihtsalt oleks, kõik nõuabki sellist nagu samm-sammult lähenemist ja treeningut ja siis juhtuvad väga-väga imelised ja uskumatud asjad isegi. Aga ikkagi see sama, tegelikult on siis, mina olen elav tõestus, et on võimalik ennast ületada ja on võimalik ennast üllatada, aga ma kujutan ette, et väga paljud mehed, kes on ka jõudnud, ma ei tea, 30 pluss, kes mõtlevad, et kas minu elu suurepärane raamat ongi nüüd väike sisu kokkuvõtte faas või tuleb ikkagi mõni eepiline uus peatükk. Mis sa neile meestele ütleksid? Et mis see, mida nad peaks tegema? No see on ikkagi see valmisolek vaadata peeglisse, võtta ja neelata alla see libe klomp, eks ju, ja öelda, et asjad on võimalikud, kui ma olen ise see sammu astun. Et sellest kõik algab, et see esimene samm, kui ei tea, nagu ma ütlesin, et minu edu on lihtsalt ja kasvu on see, ma oskan trenni teha, sest ma olen lapsest peale 8. eluaastast harjunud ja elanud ka ainult treenimise kaudu, eks ju. Ja see, selles mõttes on mul nagu lihtsam, aga oluline jah, otsus langetada ja liikuma minna ja mitte leppida või mitte plaseeruda või oma elus etableeruda, eks ju. Me kogu aeg urjutame seda, et meil poliitikud etableeruvad, aga me kõik tegelikult mugandume ja me laisaks, eks ju, võtta see nagu mingi seesmine, kusagil peab see põhjus tulema, eks ju, et kas see, kes sulle otsa vaatab peeglist või on see tervise tagasilöök, mis nagu loob need korrektsioonid, eks ju, aga midagi on vaja ja siis tuleb lihtsalt otsustada ja minna liikuma. Nii et esimene samm on ikkagi see, et sa lähed sinna peeglisse, ma ei tea, võtad riidedest lahti, lähed seisad seal ja vaatad, kas see molju, kes sulle sealt vastu vahib. Kas see on okk? Kas see on okk, jah? Ja kui ta on okk ja sa oled väga rahul, siis jumala pärast anna vint ja püsi, aga kui sa näed, et sa tahaksid võib-olla või esitad endale suuremad nagu tellimuse ootuse, siis trenn on kihvt. Ma ei tea, ma tean, et ma olen nii palju neid endorfiine nautinud sellest pikast kestvuskoormusest, mis on täiesti sõna otseses mõttes narkootilised nagu assotsiatsioonid tekivad. Aga et juba seal on need hüved juba, et su keha on tõesti suuteline sind joovastuslikku seisundisse viima, nautides seda koormust, mida sa harjutad, eks ju, et kõlab natuke veidralt või perverselt, eks. Aga nii on. Ja ma olen rikutud selles plaanis. Aga ütle, mis see on siis, mis see sinu see nõndanimetatud narkootikum on, mis see kestvus, sa pead 6 tundi midagi tegema järjest? Ma olen teinud jah, nagu ma ütlesin, ma olengi kestvusspordialaga tegelenud, üles kujunud, eugeeniline, võib-olla selline tõuaretuslik, nagu ma olen teinud kõik Ironmanid, mingis mõttes ookeani ületamine, sõudes nad on kõik sellised madala pulsiga kestvustegevused. Tahan öelda, et näiteks, ja ma olen ka oma kamraadidele, kaasvõitlejatele öelnud, et tegelikult see militaarvaldkonna väljakutse selleks, et oma
kaitseühikuna olla nii-öelda tasemel, on ikkagi nii kõrged nõudmised, eks ju, et kui sa juba, ja see ka võib olla kainestav, et kui sa liitud Kaitseliiduga, sa näed, et seda ootust, eks ju, see sunnib sind ka mingis mõttes nagu positiivselt häälestab selleks, et nagu oma kehaga tegeleda, et sellega hakkama saada, sest et ma toon veel seda imestatakse, et kuidagi tundub suur ja kangelastegu see Atlandi ookeani 5000 kilomeetrit sõudes ületamine. Aga ma mõtlesin ausalt peale seda viimast siilimist, mida ma kogesin oma kaasvõitlejatega, kus ta läks juba ka peaaegu niisuguse ellujäämiskursusele tegelikult. See koormus, tippkoormus, kui me seal nende Chinookide peale jooksma pidime seal täisvarustuses, mul oli ikka niimoodi, et jalad olid nii küpsed, et ma nagu sõna otseses mõttes juba taarusin, et mu kaasvõitlejad pidid mind toetama, eks ju. Ja ma ütlen ausalt, et see koormuse kontsentratsioon sellel õppusel oli kordades suurem, kui ma kogesin seda ookeani, eks ju. Nii et isegi tavaelu ja igapäeva väljakutsed esitavadki kõrgeid otse kehale, selle kaudu vaimule ja me peame neid teenindama. Vastasel juhul me võime endale siin ikkagi ise vee peale tõmmata, kui me nagu selles jääme sellesse heaollu loksuma, eks, mis elu meile nagu pakub tegelikult. No statistika ütleb, et 70% reservväelastest ja 70% kutsealustest ei tee ära kehaliste võimete kontrolltesti, mis tähendab siis umbes, ma tean endast, minu see miinimumtase on umbes 26 kätekõverdust, 26 istesse tõusu ja jooks äkki mingi 18 50 3200 meetrit. Et see on jumala õudne pilt. Selle kohta öeldakse, et see on meie julgeoleku tegelikult oht. Meie meeste halb vorm on Eestile julgeoleku oht. Kui meie mehed teeksid, oleks vastupidi, siis me võiks öelda, et meil on siuke relv, et kukub pikali. Et mis sa nendest numbritest arvad? No need numbrid ongi masendavad. See ongi see reaalsus. Kui sa ütled, et see on masendav, siis annad nagu hinnangu, aga see ongi see hind, mida me maksame selle heaolu keskkonna eest, eks ju. Kui me seda teadlikkust ei ole, eks me lepime selle nagu reaalsusega, millega hind on tegelikult see, et see hüsteeria, et muretseda tervisekassa suvepäevade pärast on täielik jama versus sellega, et kui palju me ise toodame seda paganum jama endale, mis tuleb pärast nagu tagajärgede likvideerimisel kollektiivselt kinni maksta, eks ju. Et see on nagu selles mõttes mind ajab see muidugi närvi, eks ju, et tegelikult on iseenda eest vastutus, aga me nagu kuidagi ei kanna seda vastutust, eks ju. Aga mis on väga hea ja sinu enda tegevus ja ka viimane sari, eks ju, näitab ja kinnitab seda, et võtad kätte, ise juba kuu ajaga on võimalik saavutada nihe, eks ju, kus sa näed, et vau, kus ma tulen, mida ma kõike suudan, eks ju, kas või nende lihtsate kätekõverduste või muude nagu siis NATO testi väljakutsetega, et juba kuu aega toob sulle selge nähtava muutuse, kui sa tahad. Nii et selline nõuanne meestele on siis see, et ärge kartke, minge peegli ette, võtke ennast riidist lahti. Võtke litakas vastu ja siis öelge, aga võt siit edasi ma teen midagi teistmoodi ja vaadake siis kuu aja pärast ja öelge vau, mehed. See on väga ilus tõdemus ja ma julgelt soovitan, ma ise olen seda samamoodi teinud, see ei pruugi olla midagi väga meeldivat, aga ma olen kogenud seda, et kui sa teed ikkagi kui sa teed kuu aja pärast 10 kätekõverdust rohkem, siis see on päris äge tunne. See on äge tunne ja see tähendabki seda, et ma olen nagu soorutanud selle arengu ja minu jaoks on kõik võimalik ja ma saan paremaks. Ma küsin su käest siia küsimuse, mida ma küsin kõigi meeste käest. Meie aeg lendab pööraselt kiiresti. Me võiksime teha sellest loengusarja, ma arvan, oleks iga kord väga huvitav. Aga mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Mis on sinu selline, ma ei tea, agenda, plaan, harjumus, komme, viis? Nagu ma ütlesin, et soovitan kõigile sõltumata nendest kromosoomidest, kas nad on XX või XY, mis lahutab meid nagu meheks naiseks, eks ju, et see tund aega päevas enda jaoks, egoistlikult, enne lapsi, enne elukaaslaseid, peale ja enne tööandjaid, et nagu see peaks olema. Mina ise, nagu ma ütlesin, mul on keskmisest suuremad nõudmised endale, ma teen päris palju, minu päevane treeningkoormus on selline jõusaaliga aeroobsed tegevused 3-4 kuni 6 tundi, eks ju, sõltuvalt, mida ma endale eesmärgiks sean. Et palju on kehalist tegevust, mulle meeldib lugeda, see on intellektuaalne, hästi tähtis on lähisuhted, seks ja nii edasi, eks ju, et tavalised asjad, et
inimeseks olemist nautida, ma arvan. Et ennast ei tohi unustada, pane ennast esikohale tund minimaalselt päevas. Ma arvan, et sellest kõik algab, et see on tegelikult ka see põhjus, miks sa lennukis pead kõigepealt panema endale hapnikumaski, et saada abi osutada teistele, eks ju. Et see mõistlik egoism peab olema. No lõpuks ma küsin siis seda, et kui nüüd mina tahaksin hakata üle Atlandi purjetama, kas sa siis oleksid nõus kaasa tulema? See on ka päris tüütu. Ja ma tegelikult olen, ütleme, see, mis on ookean ja mina, eks ju, ja see, kuidas ta on nagu mind korrumpeerinud selles mõttes, et ma ihalen ookeanit, ma olen sellega kuidagi seotud ja nii, et kui see on minek ja anna märku, olen kohe platsis. Selge pilt. Aitüma, et te kuulasite. Kui teie päris üle Atlandi ei jõua sõuda, siis päris kõva on minna ka näiteks Võhandu maratonile, mine sõua Naissaarele, purjeta Helsingisse. Tee endale 10-kilone seljakott ja mine jaluta 5 kilomeetrit. Kadrioru pargis. Täiesti vabalt, vahet ei ole kus. Aitüma, et vaatasite, kuulasite. Mehed, hakkame elama.